või jalutan mägedesse. Et lähen vaatan, et kas on see, mis laagripäeval platsilt paistis, lumi või mitte. Et laager jääb selja taha ja otse ees peaks varsti kõrge mägi tulema. Et vaatame, kas me jõuame sinna või mitte. Olen jalutanud 2 kilomeetrit. Et mägi vahepeal paistab ja siis kaob jälle ära. Aga siht on otse ees. Et otse ja varsti jõuab mäeni. Siin maastik on samasugune nagu Eestis, Eesti metsades. Et erilist vahet ei ole, kas on Soome tundrametsad või Lapimaa metsad või mis need on siin või Eesti. Väga sarnane. Olen nüüd Laagri platsist 3,5–4 kilomeetrit ja mäe tipp hakkas paistma, kus on lumi, kuhu mul minek on. Et sinna maani on circa, ma arvan, et 3 kilomeetrit saab hakkama. Et äkki on ka 3 kilomeetri kaugel. Et jalutame edasi ja vaatame, mis saab. Oota, ma tulen siis kahva. Oota, mis sa nüüd, kuhu sa põgened? Ei tea. Haug, jah? Kohe jõuan lõppu. Lumeni. Naatu. Ossa pagan. Laager on kuskil seal. Ja teete siin raskem hingata ka. Ossa pagan. Võtta kas kulda ka maas on. Mis mõnda see kull üldse välja nägi? Kollane. Kell hakkab 2:30 saama. Kell 2 siis tulin, 2,5 tundi. I am a king of the world. Woo! Viimane lõpp. Oi vittu. Oi. Tippu lähen täitsa ülesse.
esimene vise. Suvase kahv, rasta välja. Mine pekka, kui paks. See on tase. Võitlus oli vingena. Mul ei ole sidur ka mingi teab mis poisike ja siis paar korda tõmbas käima. Käed värisevad. Tunnen, kuidas keegi on kartulikotid jalgadega küsid. Kohta pesa. Eestlastest mägironijad, kummikute, rida ja muu varustusega. Ärge seda kodus järge proovige. Nii lähedal, aga samas ka nii kaugel. Elu raskeim aeg. No nii, lõpuks hakkab tippu jõudma. Päris karm värk. Kaks endast õlle ära joonud juba ja ma näen, seal ongi täiesti pekkas raisk ja õhker. Ega jah, sa pidid päris kaua ootama. Raivo põdeski, et äkki sa hakkad riidlema. Päris rets, rai. Vaata meis, kummikutes, türa. See on kõige kõrgemal käinud Saku originaal. Ja nüüd see läheb minu ja meiega õhtul. Kuulake seda.